Head kaasmaalased ja Jüri palus, et ma räägiksin natukene sellest riigikaitse raportist. Ja eks ta on selles mõttes huvitav dokument, et ta ei ole tavapärane, kuigi ta peaks olema tavapärane. Ta peaks olema tagasivaade, iga Riigikogu koosseis peaks tegema tagasivaate ja hinnangu. Ta on juhtimise väga oluline element. Ta on järelevalve. Ja järelevalve ei tähenda kontrolli, vaid järelevalve tähendab seda, et me teame, kus me oleme, me teame, kus meil on läinud hästi, me teame, kus me oleme teinud vigu. Ja vigade teadmine tähendab seda, et me oskame ja saame neid parandama hakata. See muuseas nõuab julgust tunnistada vigu. Nii et tegelikult selles raamatus, ja siin mul on hea meel, on Alar Laneman, kes oli töögrupi liige, siis Alar võib teile öelda, et tegelikult siin sees on minu eelmine suvi. Et see on terve suve töö. See raport, teda ei võetud hästi vastu alguses, juba algusest peale see idee leidis vastuseisu. Ja nagu me naljatamisi ütlesime, et me ei olnud veel ühtegi rida kirja pannud, kui juba arvamusartiklid olid valmis kirjutatud. Sest et paraku oleme me jõudnud sellisesse olukorda, kus me ei ole harjunud enam, et tehakse mingisugust ülevaadet või tagasisidet. Seesama raport on süsteemi analüüs. Ja saigi valitud just süsteemi analüüs, et mõista ühiskonda ja ühiskonna suuremaid riske, mitte pelgalt ainult fakte, vaid riske. Ja tegelikult Eesti ühiskonda ja Eesti riiki ohustavad riskid ja ohud ei ole meile võib-olla igapäevaelus alati nähtavad. Nad on peidetud. Ja nad on peidetud selle taha, et on välja kujunenud juba tavad, harjumused. Ja me oleme ära unustanud teatud põhimõtted, mille järgi ühiskonda ja riiki arendama peab. Enne kui ma selle raporti juurde lähen, tooksingi ma mõned asjad välja. Me oleme ära unustanud, võib-olla see ei ole õige, et meie oleme ära unustanud, sest väga paljudel inimestel on need põhimõtted jätkuvalt meeles. Siin koos viibijatel on need põhimõtted jätkuvalt meeles. Aga üsna palju riigi aparaati ja ametnikke on paratamatult teatud põhimõtted, mis on Eesti riiki hoidnud, nad on unustanud, minetanud või ei saa nendest aru. Üks asi, millest me peame kinni hoidma, on rahvusriik. Ja kui te võtate ja vaatate Eesti põhiseadust, siis Eesti põhiseadus on üks kõige paremini kirjutatud dokument, mis on rahvusriigi keskne. Ja ometi kuuleme me väga tihti ka suurte ametikandjate sõnul, et rahvusriikide aeg on läbi. Tegelikult ei ole. Tegelikult Eestile on rahvusriigist kinnihoidmine ellujäämise küsimus. Rahvusriik ja ellujäämine, see tuleb siduda rahvuslike huvidega. No mis on väärtuspõhised, siin räägime kõik väärtusest, demokraatiast ja kõigest sellest, aga rahvuslikud huvid peavad olema väga selged. Rahvuslike huvide kaitse, sest et kui te vaatate kogu maailma, kõik riigid, on olemas selline termin nagu poliitiline realism ja sellest lähtuvad enamik riike.
meie rahvuslike huvid ja selle tunnistamine ja nende eest seismine, see ei ole häbiasi. Ja me ei pea oma tegevusi üles ehitama niimoodi, et me kellelegi meeldime. Meil ei ole vaja kellelegi meeldida. Ja paraku paljugi meie otsuseid on tehtud selleks, et meeldida Euroopa Liidule, meie liitlastele. Me tegelikult peame tegema oma otsused niimoodi, et meie huvid on kaetud ja et meie huvide kaitsmine oleks teiste meie liitlaste huvides. Ja see nõuab väga tõsist ja läbikaalutletud poliitikat. Mitte sellist poliitikat, mis kellelegi tundub olevat hea, huvitav, meeldiv, liberaalne, mida iganes. Nii et, ja just siin ongi selline suurim oht, kui meie ametikandjad hakkavad ära unustama sellist asja nagu rahvusriik. Et ma tõin selle kohe välja, et aru saada, kust ja kuidas me siis oma rõhuasetused panime. See raport ei kritiseeri inimesi. Ta toob välja kitsaskohad, ta ei kritiseeri inimesi. See raport on teinud kriitikat otsuste kohta. Aga otsus tähendab alati otsustajat. Nii et kui te panite tähele, siis reaktsioonid kõigepealt raporti osas olid ju, no kuidas nüüd öelda, üsna värvikad. Ja kui esimene reaktsioon oli põhimõtteliselt isegi mitte raportile, vaid raporti koostajatele, siis sellel on alati omad põhjused. Sest et otsustajad ja raporti tegijad, kui sa viid asjad personaalseks, isikupõhiseks, siis on alati võimalik viia tähelepanu kõrvale põhiolemusele. Ehk et sa viid fookuse kõrvale, keskendutakse isikute vahelisele suhtlusele ja tegelikult ignoreeritakse siin kirja pandud. Õnneks ei õnnestunud, sellepärast, et tegelikult seesama raport, ta oligi mõeldud ühe etapina. See oli sissejuhatus teatud teistele sündmustele, teatud teistele protsessidele. Ja ma pean ka ütlema, et see raport siin, ega ta on nüüd juba osalt on ta aegunud. Aga ta on aegunud tänu sellele, et siin välja toodud kitsaskohad, neid on hakatud likvideerima. Oli ju ka te ilmselt panite ka tähele seda, et selliseid pealkirju nagu kindralite mäss, muudatusettepanekud ja nii edasi. Ja need muudatusettepanekud, mida me seadusandlusesse oleme sisse pannud, tulenevad siit. Ja ma võin teile öelda, et need muudatusettepanekud, mis kõigepealt kohtusid väga suurt vastuseisu, on tänaseks seaduses sees. Nii. Ja üldse, kui keegi, mulle meeldib alati tuua võrdlust, et on selline vana juudi vanasõna, mis ütleb niimoodi, et kiunub see koer, kes kiviga pihta saab. Nii et tõenäoliselt oli see sellega ka seotud, et otsused ja otsustajad, ja kui siis seda võeti valuliselt, no hea küll,
See on protsessi üks osa ja me olime sellega ette arvestanud. Nüüd, mis oli meie ülesanne? Täiendada julgeolekupoliitika aluseid. Julgeolekupoliitika on põhimõtteliselt vundament kõikidele Eesti teistele tegevustele. Poliitika peab andma suunad, poliitika peab olema läbimõeldud, poliitika peab olema huvide põhine. Ja selle me kõik sinna sisse panime. Nii et julgeolekupoliitika alused oli, nende täiendamine oli meie ülesanne. Aga sinna kaasnevad ka alati teised ülesanded. Põhiülesanne on ja tuletatud ülesanded. Ja sa ei saa enne teha mitte ühtegi järeldust otsust, kui sa ei ole võtnud ja teinud süsteemset läbivaadet, süsteemi analüüsi. Mis te arvate, mis oli üks kõige tähtsamaid dokumente selle töö jooksul üldse, mida me kasutasime? See on üks teine alusdokument. Ja selleks oli projekt Rossija. Ma pean tunnistama, et väga raske lugemine ja väga hariv lugemine. See on juba mitu tuhat aastat kehtinud põhimõte, et tunne iseennast ja tunne oma vaenlast. Sest oht kui selline on ju alati tingitud või suhestub vastasega ja meil ei ole teist vastast. Meil ei ole teist vastast kui meie idanaaber. Ta on meie ajalooline vaenlane ja nii tulebki seda nimetada. Ja tegelikult see projekt Rossija, seal oli või Venemaa projekt, seal on üsna hästi kirjeldatud nende kavatsused. Ambitsioon, kavatsused ja isegi meetodid. Nii et tegelikult, aga ega see ei ole ainult, et loed seda, vaid et me peame vaatama ka, millised on meie enda arengud, millised on meie liitlaste arengud ja käimas olevad konfliktid. Loomulikult taustsüsteemiks oli Ukraina sõda. Ja selle sama julgeolekupoliitika aluste ja Venemaa tegevuste vahel me võtsime ja kaalusime ja kaalutlesime sündmuste kaupa, mida ja kuidas on Venemaa oma ambitsiooni Ukrainas rakendanud. Ja kui me vaatame seda, et mis on ohu definitsioon? Ohu definitsioon on väga lihtne, see on vastase kavatsus, tema võimed ja talle pakutavad võimalused. Ja siis just selle kavatsuse, mida saame meie teha Eestis, et vastase kavatsus ja ambitsiooni alla viia sellisele tasemele, et ta ei ole meile otsene oht. Ta jääb jätkuvalt eksistentsiaalseks ohuks, aga et ta ei ole meie otsene oht. Me saame mõjutada tema võimeid. Mitte võib-olla ka nüüd otseselt, nagu te olete näinud, tegelikult Venemaa, kõik need sanktsioonid, kõik need muidugi töötavad, aga see ei tähenda seda, et tema sõjamasin seisma jääks. Aga kõige rohkem saame me mõjutada seda, et kas me anname talle võimalusi või mitte. Ja selleks, et tal oleks võimalusi vähem, peab olema Eesti riik, ühiskond esiteks juhitud. Ja kõige suurem kriitika, mida võib-olla ei pandudki üldse tähele, oli sellele, et meie Eesti riik, ja kui te vaatate valitsuse toimimist, siis Eesti riik ei ole juhitud, Eesti riik on juhatatud. Ja juhtimine ja juhatamine on kaks eri asja.
ja juhatamine ehk et peaministri roll ei saa olla sõjas juhatamine. Peaminister ei saa olla vastutav Vabariigi Valitsuse kabineti toimimise eest. Peaminister peab olema vastutav selle eest, et Eesti riik toimib. See on lihtne põhimõte ja see oligi üks suuremaid kriitikaid. Nüüd teine asi on see, si vis pacem para bellum. Tahad rahuvalmistu sõjaks. Ja me panimegi kogu siin riigikaitse raporti kontekst on selline, mis küsib küsimuse. Kas Eesti riik on valmis sõjaks? See ei tähenda seda, et sõda peaks tulema ilmtingimata, vaid et see tähendab seda, et kui me oleme valmis sõjaks, oleme me valmis kõigeks. Kui me ei ole valmis sõjaks, siis me ei ole valmis kõigeks. Ja see ei ole, tähendab, sõjaks valmistumine on heidutuse üks osa. Kui keegi räägib seda, ja siin tuleb kohe selgeks teha selline asi, kui keegi ütleb, et ma ei usu heidutusse, siis heidutus ei ole eraldiseisev tegevus. Heidutus on tulem. Meie tegevuste tulem. Spartalased ei valmistanud oma ühiskonda ette niimoodi, et me nüüd heidutame, täna heidutame ja homme teeme kaitset. Ei olnud. Sparta ühiskond oli üles ehitatud selliselt, et ta oli iga hetk valmis tõrjuma ükskõik millist välist ohtu. Ja see lõi heidutuse. Heidutus ei ole tegevus, heidutus on tulem. Ja mida paremini me oleme suhestunud liitlastega, mida paremini me kaitseme oma riiklikke ja rahvuslikke huve, seda kindlamad me oleme. Nüüd üks järeldus oli selles, ja tuleb tunnustada, et Kaitsevägi, Kaitseliit teevad kõik endast sõltuva, et valmistuda küll mitte sõjaks, vaid lahinguks. Ja kindlasti esimesed lahingud oleksid täiesti võrdväärsed, kuid Kaitsevägi ja Kaitseväe juhataja ülesanne muuseas on lahinguvalve, lahinguvalmidus ja seal ongi sees sõna lahing. Lahingut peab Kaitsevägi, Kaitseliit, sõda peab riik. Ja me täna ei ole sõjaks valmis. Ma ei hakka siin üldse mingit illusiooni looma, me veel täna ei ole sõjaks valmis. Meie kõige suurem üks suuremaid kriitikat oli ka selles, et terviksüsteem, kus Kaitseväe juhatajal on kõik võtmefunktsioonid käes, et valmistuda lahingfunktsioonides. Tal ei ole kahte põhilist võtmefunktsiooni. See on personal ja logistika. Ja see tuleb kiiremas korras taastada. Selles mõttes, et meil ei piisa lahingust, sest et lahingu järgi tuleb teine lahing, 3. lahing, 4. lahing. Meil on vaja, et meil on terviksüsteemid olemas. Ja just see äralõhkumine, ja jälle ta on rahuaja, me valmistume üsna palju tänastel ametnikel on põhimõtteliselt selline arusaam, et sõda on natukene intensiivsem rahuaegne tegevus. Tegelikult ei ole. Sõda on väga erinev keskkond. Me oleme käinud ja näinud neid ühiskondi, kes on sõjas. See on teistmoodi. Ta on konsolideeritud, ta on kogu rahvuse, ja kui me räägime mobilisatsioonist, siis mobilisatsioon ei ole
reservväelaste kokkukutsumine. Mobilisatsioon on kogu riigi võimete, rahva, tahte, materjali mobiliseerimine ellujäämise nimel. See on mobilisatsioon. Ta ei ole, tähendab, Exceli tabelist saadetud välja kutsed ja ongi, me oleme teinud, et me saatsime kutsed välja, mobilisatsioon on toiminud. Ei ole. Meil tegelikult ei ole riigi juhtimine, ka riigi vahejuhtimist, mõnes sellest on kahju, et me siin rääkisime, tahtsime seaduse muudatusse sisse viia ka selle, et tuua välja või juhtimismudelisse sisse ka kohalike omavalitsuste vahejuhtimistasand. See ei õnnestunud. Ma arvan, et see on tuleviku teema. Et see on üks Ukraina õppetund, kust me ei ole üldse mitte midagi õppinud. Nii et see ei ole niimoodi, et ta on isetekkeline. Püstitame ülesande ja ülesanne täitub. Ja üks asi veel, mida me panime tähele, et me ei mõõda oma tegevust. Me mõõdame ainult seda, kui palju on raha kulutatud millegi jaoks. Kuid milline on tulem? Kui efektiivseks me muutume? Kas me oleme läbi mõelnud seda, et komplekssed tegevused nõuavad teistmoodi lähenemist? Üldiselt, mida keerulisemaks läheb olukord, seda vähem on tahet mõttetegevust arendada. Muudes mõtlemine ongi raske asi. Ma pean seda tunnistama, et see on raske asi. See strateegia, ja nüüd me jõuame sinna, et Eesti riigil ei ole strateegiat. Meil ei ole ka visiooni. Meil ei ole visiooni ei Kaitseministeeriumis ega riigil endal ei ole, tähendab, sellist visiooni, kuhu minna tahame, sest me ei ole kindlalt maha pannud seda. Aga üks visioon muidugi on väga lihtne, me oleme rahvusriik. Ja kui me oleme rahvusriik, siis sellest visioonist kinnipidamine annabki meile võimaluse edasi areneda. Me võime olla digiriik, me võime olla kübergeeniused. Aga sellest ei ole kasu, kui me ei tea, kuhu tegelikult kogu ühiskond peab oma jõupingutuse panema, et see kontsentreeritult viiks meid eesmärgile. Ja strateegia, see on eesmärk, vahendid ja meetodid. Ja vahendid ei ole lineaarne, ta ei ole selline aritmeetiline keskmine. Meie peame vahendeid kombineerima ja võimendada. Ja see on samamoodi väga raske, sellepärast, et meil on meie peaminister ei juhi. Ta juhatab autonoomseid ministreid, kellest suurel enamusel ei ole ettevalmistust olla minister. Tahate seda või ei taha, me peame ka sellele faktile otsa vaatama. Ja nüüd me jõuame veel ühe väga olulise puudujäägi juurde. See on meie ametnikkond. On selline nagu kõrgemate riigikaitse või kõrgemate riigiametnike kompetentsikeskus või määramise kompetentsi, midagi sellist. Ja selle tollane juht, Maria Kütt, käis meil intervjuul ja me küsisime, et kuidas see saab nii olla. Näidete baasil küsisime sellist asja, et kuidas see saab olla, et inimesel, kes on määratud riigikaitset juhtima oma valdkonnas, ei ole üldse mitte mingisugust ettevalmistust, kompetentsi. Ja sealt öeldigi, et meie seisukoht on selles, et kompetentsid ei ole olulised, vaid et üldjuhtimine ja isikuomadused on olulised.
see on ebaedu esmane alus. Hea küll, ma toon selle näite ära, sest et ma olen selle teinud ka selle inimese endaga. Ja meile määrati asekantsler, kaitsetööstuse ja innovatsiooni asekantsler. Seal on 3 võtmesõna: kaitse, tööstus, innovatsioon. Kaitse tähendab seda, et inimene peab olema peaaegu luuüdini läbi imbunud kaitseküsimustest. Ta on õppinud seda, ta on kogenud seda, ta on olnud juht, ta teab, mis asi on sõda, sõjaväli, lahing, ta tunneb väga hästi seda, et milline on tuleviku suund sõjapidamises, meie enda, meie liitlaste ja meie vaenlaste. Asekantsler hea on, kui ta tunneb sõduri ära. Nii et selles mõttes ei ole kõige parem algus. Tööstus eeldab seda, et inimene on insener tehnilise teadmisega, majandusteadmistega, et tal on arusaam tehnoloogiatest, nende edasistest arengutest. Aga ta ei ole tööstuses kunagi olnud. Mitte kunagi ei ole ta olnud tööstuses. Ja innovatsioon tähendab seda, et ma otsin kõige parimaid lahendeid selleks, et olla oma vastasest parem. Edukam. Muuseas, innovatsioon on aeg-ajalt Eestis sassi aetud. Innovatsioon ei tähenda seda, et me teeme asju teistmoodi. Innovatsioon tähendab seda, et me teeme asju paremini. Ja kui innovatsioon peaks olema mängumuutja, ma otsin mängumuutjat. Aga kui ma ei tea, kuidas mäng käib, siis ma ei oska ju otsida mängumuutjat. Nüüd ja ta ütleb mulle, et see on minu tugevus. Ma küsin, kuidas see sinu tugevus? Sellepärast, et ma oskan kastist välja mõelda. Selleks, et kastist välja mõelda, peab esmalt teadma, mis asi on kasti sees. Ja kui seda teadmist on, mis on kasti sees, siis ma paraku ei ole optimist, et seesama ressurss, mis on usaldatud selle tähtsa inimese hoolde, oleks kõige paremini ja läbimõeldumalt rakendatud Eesti riigi arengutesse ja kaitsesse. Aga see on laialt levinud, see ei ole mitte ainult, see on üks näide Kaitseministeeriumi valitsemisalast, kuid see puudutab kõiki ministeeriume, kõiki, viimsed kõik. Nii et tegelikult meil on väga tõsine väljakutse täidesaatva võimu poolt hakata teadlikult kujundama ametnikkonda, kes on ka kompetentsed. Ja siin on, mis on ka võib-olla see on lingvistiline küsimus, ma ei oska seda täpselt öelda, aga kui te vaatate, kas teate, kust tuleb sõna ohvitser? Sõna ohvitser tuleb ladinakeelsest terminist officio. Ja see tähendab pühendumust. See on teisi tõlgendusi ka, aga põhimõtteliselt pühendumine kõrgemate aadete eesmärkide nimel. Seesama kõnepruuk on kandunud näiteks anglosaksi maailmas, ei ole mitte kontor, vaid on office, mis on ka inimesed, kes on pühendunud millegi kõrgema teenimiseks. Ja anglosaksi maailmas on selline asi nagu civil servant, ehk et ta on ühiskonna teener. Aga meil on ametnik. Ja põhimõtteliselt me peame hakkama seda, et me oleme ühiskonna teenistuses, mitte ainult oma ametkonna asjade ja huvide eest seisab. Nii et kui me nüüd võtsime, need on nüüd need suured riskid ja põhimõtted, mis on siin välja toodud,
ja mille esimesed sammud on võetud, et hakata nii seadusandlust parandama, aga enne kui täidevsaatvas võimus ei ole väga olulist muutust toimunud, võib teha ükskõik millise seaduse, siis selle seaduse efektiivsus või see kasutegur langeb. Väga huvitav asi oli see, et me nüüd jälgisime ka seda, et võtsime, muuseas alustasime ajatelje peab kuhugi maha panema. Ja me alustasime aastast 2008. Mis juhtus? Gruusia sõda, Krimmi annekteerimine, Donbassi sõja algus või Ukraina sõja algus 2022 ja edasi. Ja tegelikult Alar just tõi välja ühe õige asja, et 2008 oleks pidanud esimest korda olema selline raport, sest olukord ju muutus. Või tähendab, indikatsioonid olid väga olemas, et meie naaber on jõudnud taas tsükliliselt oma agressiooni või agressiivsuse tsüklisse. Seda ei toimunud. 2014 oleks pidanud olema järgmine raport. Mis on nüüd muutunud? Seda ei juhtunud. 2022 ei juhtunud ka. Nii et ütleme nii, et parem hilja kui mitte kunagi ma olen valmis vastutama ja kui nad on ka töögrupi poolt, muide see ei olnud mitte ainult töögrupp, vaid et meil olid ka kontrolllugejad, selle raporti ma julgen need nimetada kaasautoriteks või ka need, kes kinnitasid selle ja tõid oma täpsustusi sisse. Siia oli kaasatud umbes 40 inimest, sealhulgas kõrgemad ohvitserid erus ja reservis, teadlased ja ühiskonnategelased, endised ministrid, regionaalminister Vallo Reima oli näiteks. Ehk me tegelikult proovisime siia sisse saada nii palju objektiivsust kui vähegi võimalik. Ja ma usun, et ta on ühiskonna valupunkte peegeldab. Aga kui me nüüd sellest ajateljest liigume edasi, vaatame need võtmekohad, siis üsna tihti on meie enda arengute otsused olnud risti vastu sellele, mis ohupilt näitas. Ja ma ei saagi aru, kas see on nüüd, miks see nii oli. See tõenäoliselt oli see, et inimesed ja seesama ametnikkond, nad ei usu sellesse või nad kardavad seda sõda endale ette kujutada nii palju, et nad lihtsalt ei julge ennast, ei oska ka tõenäoliselt sõjaolukorda ennast asetada. Me oleme teinud jätkuvalt rahuaegseid otsuseid. Ja kui me läheme nüüd tagasi selle ohu definitsiooni juurde, kui me teeme sõjaolukorra jaoks rahuaegseid otsuseid, siis me tegelikult tõstame vastasele võimalusi rohkem, tema võimalust akent me laiendame. No õnneks ukrainlased on usinasti venelasi hõivanud, ehk et neil ei ole lihtsalt praegu jõudu, mis ei tähenda seda, et nende kavatsus meie suunas oleks muutunud. Ja ma arvan, et me näeme varsti midagi üht-teist, mida täpselt ei tea. Kui teaks, oleks väga hea. Sest et me peame ka arvestama sellega, mis on vaenlane. Vaenlane on väga selgelt öelnud oma meetodi. Putin on ju öelnud, et meie vastus läänele on asümmeetriline, intellektuaalse üleolekuga ja odav. Ehk et ta andis oma mudeli. See, et nad tegid Ukrainas valearvestuse, minnes konventsionaalse rünnakuga peale, jumal tänatud, et selle valearvestuse tegid. Aga seesama nende asümmeetriline intellektuaalse üleolekuga mudel tõi neile enne väga palju edu. Ja nad ei ole sellest loobunud.
Aga see tähendabki seda, et me peame väga oluliselt parandama oma mõttemaailma ja ka aru saama nii vaenlasest kui endast ja liitlastest. Nii et üsna palju otsuseid on risti vastus sellele, mida Eesti riigil vaja on. Ja kui me nägime ka seda, et kuna Ukraina ei murdunud, siis Clausewitz on teinud sellise kolmnurga: rahvas, valitsus, sõjavägi. Kõigepealt prooviti hävitada Ukraina sõjaväge. See ei õnnestunud, et mõjutada valitsust. Kõigepealt püüti hävitada valitsus. Jaa, ei, seda küll. Aga eesmärk on alati valitsuse kukutamine, aga ma räägin sellest konventsionaalsest rünnakust. Edu on kahetine. On edu ja ei ole edu. Aga täpselt sama mudel tuleb ju meile. Mis tõttu me ka võtsime, ja kui te vaatate siin raportis, on väga eraldi välja toodud näiteks üks eluvaldkond, mis on energeetika. Ja energeetika osas on väga huvitavad arengud. Me oleme rääkinud retooriliselt seda, et meil on kaks asja, millega Eesti riik kaubelda ei saa. Aeg ja ruum. Ukrainal on ruumi, nad on seda ajutiselt loovutanud, sunnitud on loovutama. Meil ei ole seda ruumi. Me oleme mobilisatsioonil põhinev riik, mis tõttu eelhoiatus on erakordselt tähtis. Ja eelhoiatus ei ole radar, mis näitab mulle, et mul tuleb midagi minu poole, mis on erakordselt vastik, teeb haiget. Eelhoiatus tähendab ka signaalluuret. Muuseas, ma olen oma taustalt tsiviilhariduselt elektriinsener ja minu lõputöö oli tuuleenergeetika. Ja ma ei lähe süviti sellesse. Tuuleenergeetika on huvitav teema, aga ta ei anna Eestile energiajulgeolekut. Ta lihtsalt ei anna. Nüüd, aga mida ta annab? Ta tapab ära meie signaalluure. Ja kui me paneme signaalluurele nii suured piirangud, siis meil eelhoiatust ei ole. Et see on see, miks mina isiklikult olen öelnud, et teatud piirkondadesse ei ole tuulega generaatorid lihtsalt rakendatavad, sest et see on kas väikeste huvigruppide huvi versus riigi huvi. Ja me ei saa lubada omale teatud asju, mis ei ole kooskõlas meie julgeolekuga. Nii et energeetika, energiajulgeolek on siin toodud eraldi välja. Me oleme teinud ka nüüd järelpärimised, miks just sellised arengud, mis kusjuures allkirjastati see 2 päeva peale venelaste invasiooni algust. Allkirjastati lepe, mis lubab kriitilistesse piirkondadesse tuulegeneraatorite rajamist. Kas see on rumalus, teadmatus? Ma ei oska seda öelda, aga eks me saame seda teada. Nii et, ja veel üks asi, mille me panime tähele, on see, et meie kaitsetööstus peaks olema meie majanduse osa. Ta praegu ei ole. Ta ei ole sellepärast, et meie kaitsetööstuspoliitika ei vasta põhimõtteliselt Eesti riiklikele huvidele. Üks Eesti riigi huvi on see, et me peaksime olema ühes ökosüsteemis Põhjamaadega. Saksamaa, Poola, Läti, Leedu ja Põhja. Me ei ole praegu seda paraku. Ja see ei ole mitte ainult tööstuse küsimus, vaid et see on diplomaatia küsimus, see on poliitika küsimus, see on usaldusväärsuse küsimus. Ehk et midagi ei ole teha, viimased need otsused, mis on tehtud kaitsetööstuse vallas, on mõjutanud meie positsiooni, mis oli eelistatud Põhjala naabrite poolt. Me olime eelisolukorras,
täna me oleme loovutanud need Lätile ja Leedule. Nii et need on need põhilised tähelepanekud, mis siin on toodud. Ja me oleme kasutanud ka mõõtmiseks on sellised terminid nagu TOT-MPFLII, see on üks metoodika, ja teine mõjusid, millised on siis need mõjud, otsuste mõjud olnud, ja see on poliitilise, majandusliku, sotsiaalse, infrastruktuuri, informatsiooni valdkondades. Et see on selle raporti sisu. Ja see ongi kõige olulisem. Aga mul on ettepanek, et järsku Meelis saad tulla aastapäeva pärast ja rääkida, mis on muutunud. Ja meie oleme selle raporti läbi lugenud ja oskame ka natukene kaasa rääkida. Võin tulla küll rääkima, mis on muutunud.